Täna võtame ette ühe filosoofia ajaloo tõelise hiiglase Friedrich Nietzsche ja tema teose Nõnda kõneles Zarathustra. Tegu on raamatuga, mis on, ütleme ausalt, päris keeruline, aga samas uskumatult mõjukas. Nii et täna proovimegi koos lahti arutada selle põhiideid. Ja me teeme seda jälgides loo peategelase Prophet Zarathustra enda teekonda. Ja me alustame kohe pauguga. See on ilmselt Nietzsche kõige kuulsam ja ka kõige valesti mõistetum lause üldse. Ja see on oluline punkt. See ei ole mingi rõõmuhõise või triumfihüüd, pigem on see diagnoos. Diagnoos ühele ajastule ja just see ongi see, mis paneb paika lava kõigele, mis siit edasi tuleb. Ja see ongi tegelikult see kõige kesksem küsimuseks. Kui need vanad tugisambad, traditsioonilised väärtused ja tähendusallikad on kokku kukkunud, siis mida me edasi teeme? Kuhu inimkond peaks liikuma ja see analüüs siin ongi katse sellele küsimusele vastust leida? Nii, meie lugu algab Prophet Zarathustraga, kujutaj ette, ta on veetnud 10 pikka aastat täielikus üksinduses mägedes ja nüüd ta otsustab, et on aeg inimeste sekka tagasi pöörduda. Aga miks? Siin on peidus võtti. Zarathustra motivatsioon on ülioluline aru saada. Ta ei tule mägedest alla vihast või polgusest, vastupidi, ta teeb seda armastusest. Ta näeb inimkonnas tohutut potentsiaali ja ta toob endaga kaasa kingituse, õpetuse sellest, kuidas leida uus viis eksisteerimiseks. Aga enne, kui ta saab oma kingituse üle anda, peab Zarathustra silmitsi seisma kriisiga, mille ta maailmas avastab. Ja see on kriis, millest paljud isegi teadlikud ei ole. See mõttekäik on nii paljastav. See näitab meile, et Jumala surm ei ole mingi järsk sündmus, mis just eile juhtus. See on aeglane kultuuriline nihe. See vana pühak elab oma metsas veel vanas maailmas, aga tsivilisatsioon on tegelikult juba edasi liikunud, isegi kui kõik sellest veel aru ei saa. Nii et see on ülioluline punkt. Asi pole lihtsalt usu kaotamises. See on hetk, mis kätkeb endas tohutut ohtu, nihilismi, lootusetust ja meeleheidet, aga samal ajal ka sügavat võimalust. Võimalust, et inimkond saaks lõpuks luua omaenda tähenduse, omaenda väärtused. Ja see viibki meid nüüd selle dramaatilise valikuni, mille Zarathustra turuplatsil rahva ette laotab. See on tema vastus Jumala surmakriisile. 2 täiesti erinevat tulevikku inimkonnale. Kuule nüüd seda. Üliinimene või saksa keeles Übermensch, see ei ole mingi bioloogiline evolutsioon või koomiksikangelane. Absoluutselt mitte. See on uus eesmärk, vaimne siht, mille poole inimkond võiks pürgida, et iseennast ületada ja luua täiesti uusi väärtusi. Ja siin see ongi. See on see risttee, mille Zarathustra inimkonnale esitab. Ühelt pool on viimane inimene. See on ülim keskpärasus. Inimene, kes tahab ainult mugavust, turvalisust, pisikest naudingut. Ta on kaotanud igasuguse võime unistada suurelt või isegi iseennast põlata. Ta lihtsalt on. Ja teiselt pool on üliinimene. Keegi, kes ei karda kannatusi, kes ei põgene kaose eest. Vastupidi, ta näeb selles kõigest toormaterjali, et luua midagi täiesti uut, midagi suurt. Aga mis te arvate, mis juhtub? Rahvas ei taha sellest midagi kuulda. Nad naeravad Zarathustra listilt välja. Nad helistavad oma väikest, turvalist, ettenähtavat õnne. Ja see tagasilükkamine sunnib Zarathustrat mõistma midagi olulist. Ta ei saa õpetada masse. Ta peab leidma endale kaaslasi, indiviide, kes on valmis seda rasket teed käima. Aga kuidas siis ikkagi saab inimene iseennast ületada? Kuidas see praktikas käib? Selleks pakub Nietzsche meile ühe oma kõige kuulsama metafori. Vaimu arengu tee 3 moondumises. See on nagu teekond. Nietzsche kirjeldab selle isikliku transformatsiooniprotsessi 3 etapina, kus iga järgmine samm kasvab loogiliselt välja eelmisest. See on teekond koorma kandmisest läbi vabaduse loomise kuni uue alguseni. Esimene etapp on kaamel. See on distsipliini ja alandlikkuse sümbol. Kaamel on vaim, kes õpib kandma kõiki neid raskeid koormaid, traditsioone, moraali, kohustusi. Ta ei mässa, ta võtab kõik vastu selleks, et saada tugevaks. Pärast seda, kui vaim on õppinud koormat kandma, peab temast saama lõvi. Ja lõvi on hävitaja. Tema ainus ülesanne on öelda ei. Öelda ei vanadele väärtustele, võidelda selle suure sina pead lohega ja luua endale vabadust. Luua ruum, kus midagi uut saab üldse sündida. Ja lõpuks, pärast seda suurt hävitustööd, peab vaim sündima uuesti lapsena. Laps ei ole siin naiivne või rumal. Vastupidi. Laps sümboliseerib uut algust. Ta ütleb elule tingimusteta jah,
loes mänguliselt omaenda väärtusi, olles nagu iseliikuv ratas, puhta loomingulise tahte kehastus. Okei, aga mida see uus iseloodud moraal siis praktikas tähendab? See pole lihtsalt vanade reeglite eitamine, see on millegi uue jaatamine. Mis see on? See ongi asja tuum. Uus moraal ei põhine mugavusel või turvalisusel, vaid enese ületamisel. Võtame näiteks selle esimese punkti, armastad oma voorust kui allakäiku. See ei tähenda enesehävitust, see tähendab valmisolekut ohverdada oma praegune mina millegi kõrgema, millegi tuleviku nimel. See on väärtus, mis ei oota tänu, vaid kingib ja loob pidevalt, valmistades pinnas tuleviku üliinimesele. See on näiline allakäik, mis on tegelikult suurim ülesminek. Ja siin on üks Nietzsche kõige ilusamaid ja võimsamaid metafoore. Suurus, loovus, uued väärtused. Need ei sünni korrast ja mugavusest. Need sünnivad sellest, kui julged oma sisemist kaost embada ja selle muundada millekski ilusaks, millekski uueks, tantsilaks täheks. Ja selle küsimusega me tegelikult lõpetamegi, sest Nietzsche ei anna sulle mingeid lihtsaid vastuseid, ta ei anna sulle uut käsulauda, ta esitab hoopis väljakutse. Pärast seda, kui vanad väärtused on langenud, lasub see tähenduse loomise koorem sinu ja minu õlul, meil kõigil. Nii et see viimane küsimus pole tegelikult suunatud ainult raamatusse, see on suunatud otse sulle. Kas valida see viimase inimese mugav ja turvaline elu või võtta vastu oma enda sisemine kaos ja proovida sellest luua midagi enamat?